Veedades jõle kihvtilt räägitakse, siis Jumal ise räägib läbi veedade või läbi pühakute maailma neid reegleid ja energiate seaduse, kuidas ta siis ennast laiendab või lahti ketrab. Ütleme, et kõigepealt on ega ja siis kuidas temast sai mitu, kõigepealt on üks ja kuidas sai mitu, eks. Selline huvitav, me oleme harjunud muidugi mõtlema nii, et oli ja siis oli pärast nii, aga see on kogu aeg nii olnud. Aga lihtsalt, et asjade toimimist ja nagu neid seadusi mõista, siis on nagu mingi järjekord ka, eks ju. Et Jumal siis nagu, ütleme, et kui sa võtad materiaalse energia, siis öeldakse, et tema kõik atribuutika, vaimse maailma atribuutika, kõik temast esimene, temast lähtuv elusolend on siis Balarama ja teine esimene elusolend on Radharani, mõlemad samal ajal. Aga Radharani me teame, eks ju, see on veedalikkus ja meie koolkonnas, eks ju, armulikkus, algne jumalanna, aga Balaramast ma tahan nagu rääkida. Balarama on, kui ta on nagu kogu atribuutika, tema Jumalast esimene lähtuv, algne vaimne õpetaja Balarama, tema vanem vend kusjuures. Teras maailmas raske aru saada, et kuidas Jumal on absoluutne igavene, ta on vanem vend. Balarama, tal on selline nagu palju erinevaid funktsioone, aga kui sa vaatad mateeriat, siis mateeria on ka atribuutika, Jumala energia ja see on ka tegelikult Balarama energia. Kõik on Jumal samal ajal, kõik me oleme Jumala lahutamatud osakesed samal ajal. Ei ole kohta või ruumi või eksisteerimise energeetikat, kus ei oleks nagu see sama Jumal või Jumala teadus, Jumala kohalolek. Aga siis see mäng või armastuse mängu huvides on siis tehtud erinevad palju elusolendid, et oleks sama see kahepoolne liiklus, millest me räägime, olla armastatud ja armastada. Ja kogu selle pika sellise lalala jutu point on selles täna, et mateeria on ka püha. Vaatan ise ennast, kuidas ma nagu, me oleme harjunud nagu, et mateeria on selline tuim mateeria, et seal ei ole elu, ta on selleks, et meid orjata. Meie meeli nautida, saaks oma meeli nautida, siis mateeria on selline. Ja vahest ajab mateeria närvi, et ei lähe nii nagu see või mingi asi kukub või siis sa oled nagu selle mateeria suhtes hästi selline. Aga ütleme, kui sa lähed tiibiks ja kui see on kõik algse õpetaja Balarama esimese laienduse, Jumala laienduse püha energia, läbi mille saab armastuslikult teenida teisi ja kõige kõrgemat, vahet ei ole mateeria või vaim, siis just see mateeria on väga huvitav, et ma nagu viimasel püüan mediteerida, et see on ju meie kalli Balarama, temast lahutamatu energia, see materiaalne energia, et see on ka püha, et iga asi, mis sa nagu teed, ikkagi on kuidagi sees, see mingi asi kukub või niimoodi, sa nagu viskad selle nagu mateeria, vastiks see mateeria, pidev läheb katki ja siis ta nagu mingid asjad sind häirivad, kas mingi materjal või mingi element kukub või mateeria peal on pidevalt niimoodi, et ta läheb vanaks ja kõik need asjad, eks ju. Aga proovida mediteerida, et kõik on püha. Ja isegi mateeria. Suhtud mateeriasse ka, eks ju. Just kui tahaks öelda, et surnud mateeria, et teen mis tahan, aga ei, et see on Balarama püha energia, see mateeria. Kõiki asju hästi korrektselt, rahulikult, tänus, sätid ja tegutsed selle materiaalse energiaga ka. See on huvitav meditatsioon.